Jah? Nii. Kes sa oled ja mitmes lavastus see sul koreograafina Ugala teatris juba on? Mina olen Rauno Supko, tantsuvaldkonna Hunt Kriimsilm, teen kõike, mis huvi pakub. Ja Ugalas on see teine protsess, et esimene oli Peer Künt, mis oli siis Vanemuise ja Viljandi Kultuuriakadeemiaga koostöös ja mida lavastas Karl Laumets ja nüüd siis Tanel Joonasega Kolmuskätteri. Kuidas käib tavaliselt ühe koreograafia loomise protsess? Kui ma teaks vastust, siis ma võiks seda öelda, et üldiselt see on väga erinev, oleneb, mis rollis nii-öelda liikumine või tants on ja mida nagu ka väljendada tahetakse, et kui ta on toetav meedium, siis tihtipeale me ikkagi jälgime vastavalt kas tekstile, atmosfäärile, muusikale, et mida luua on vaja. Kui ta on peamine meedium, siis sa võid seda inspiratsiooni igalt poolt ammutada, aga see on väga erinev. Ja ma vist ei ole samasugust protsessi veel oma 10 aasta jooksul nagu läbi käinud, nii et põnev valdkond. Mis siin Kolme musketäri materjali juures kõige rohkem inspireeris? Kõige rohkem. Mul on tunne, et võib-olla see Dumas sõnum, eriti praegusel ajal, et see, et midagi, mis mõnes mõttes nii ammu on juba kirjutatud, saab ka tänapäeval olla aktuaalne ja inimest kõnetada ja eriti kõige selle valguses, mis maailmas toimub, et seda üks kõigi ja kõik ühe eest motot, ma arvan, et on vaja natuke rohkem meil praktiseerida üleüldiselt. Mis on olnud selle protsessi juures sinu jaoks kõige keerulisem? Ta on välilavastus, see tähendab seda, et meil on suur massiivne lava, et sinna mingit liikumist luua proovisaalis on juba minu jaoks eos väga keeruline, et tegelikult ikkagi enamik asju sai paika siin lava peal, et ma arvan, et see selline eeltöö võib-olla planeerimine oli hästi raske ja ma lasen hästi palju mõjutada ka sellest, et ma tahan ikkagi näha seda lava, seda olustikku, kus see asi toimuma hakkab, ma tahan teada, mis kostüümid seljas on, et ka sellest lasta ennast inspireeruda ja teha siis see kõige õigem nagu valik. Et võib-olla see oli kõige keerulisem, et see kuidagi kuhjus siia lõpufaasi selles protsessis, aga me saime hakkama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7. No midagi muud. Tegin midagi muud. Kui sa peaksid iseloomustama enda stiili koreograafina, siis kuidas sa seda iseloomustaksid? Kaootilisena. Ja, et ma ikka üritan selles mõttes hoida ennast erinevate liikumismeetoditega või printsiipidega kursis ja et ma saaks ise ka ennast üllatada, et mulle väga kuskil samas võib-olla kohas siis võib-olla liikumismaterjali loomisel ei meeldi olla, et mida rohkem ja mida hullumeelsemalt saab katsetada, aga see on iga protsessi kell erinev, et kuidas lavastaja ette näeb ja kui vabad käed mulle antakse, aga jah, ma iseloomustaks seda kaootilisena, ma arvan.